ja rahu meie Jumalalt Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänane jutlus on rajatud evangeeliumis kuuldud tekstile meie Isa palvest või teisiti öeldud Jeesuse õpetatud palvest, mis on üldiselt üks tuntumaid kirjakohti piiblist, mida kasutatakse paljudes erinevates paikades, erinevatel teenistustel, erinevates olukordades. Ja mõnikord võib-olla ongi niimoodi, et see tekst iseenesest hakkab kujundama meie jumalateenistust, kujundab meie mõtteid ja olukordi. Ja seda enam on ilmekas see, kuidas täna selles perikoobis, mida me täna kuulsime, ei olnud esitatud mitte ainult kirjakohana see palve, vaid oli ka sissejuhatav osa, nii-öelda proloog või palve eessõna. Mõnikord ongi niimoodi, et sissejuhatus saab tähtsamaks kui teos või mõni raamat iseenesest. Sest see loob konteksti, see loob sellise olukorra. Ja Luuka evangeeliumist me teame, et on ka üks palve sarnane esitatud lühemas versioonis. Me ei tea, kas on tegemist ajalooliselt sama sündmusega või teise sündmusega, aga seal on öeldud, et üks jünger tuli Jeesuse juurde ja ütles, et õpeta meid palvetama. Täna ma ei tahaks sellele tekstile nii läheneda üksikasjalikult, vaid ma küsiksin üldisemalt pigem seda, et mis on palve? Mis on palve tähendus? Keegi on öelnud, et palve on inimvaimu ürgseim väljendusviis. See tähendab seda, et inimesed on alati siin maa peal püüdnud ennast väljendada religioosselt, püüdnud palvetada. Nad on püüdnud muuta seda, mida muuta saab, aga tegelikult ei ole kunagi päriselt leppinud sellega, mida ei saa muuta. Ja seda väljendataksegi palvetes ja igasugustes usulistes pöördumistes teispoolsuse poole. Kuid palvetamine sellest tulenevalt on seotud ka elu mõttega, küsimusega elu mõttest. Ilmselt enamus inimesi on selle küsimuse üle juurelnud. Tänapäeval, kui meie teadmised on suuremad kui kunagi varem universumist ja kosmosest, tunneme aeg-ajalt ikka seda seletamatut igatsust ja küsime, mis on elu mõte. Meie maailmapilt on küll vaata, et lausa kosmiline, kuid kas ja kui palju siis see aitab mind selles elu mõtte otsingus? Inimesed on läbi aegade otsinud vastuseid just sealt ülevalt, taevastest sfääridest. Palvepaigad on ka tavaliselt kõrgemates kohtades, küngastel, mägedes, taevale lähemal. Olen kuulnud kõnekäändu, et palve ei tõuse taevast või laest kõrgemale. Sellega justkui väljendatakse siis metafooriliselt seda vajadust suunduda kõrgemale, taevale lähemale, küngastele või mägedele. Jeesuski käis mäel palvetamas ja tema palved justkui jõudsid alati pärale. Piibli aegadel oli nii juutide kui ka muude rahvaste seas neid inimesi, kes olid leidnud oma elu mõtte ja lausa identiteedi palvetamises. Esines ka sääraseid, võiks öelda, professionaalseid palvetajaid, neid, kes tundsid sõna väge ja oskasid sõnu ritta panna. Arvati, et mõnedel sõnadel on suurem jõud ja nendega saab mõjutada koguni jumalaid. Arvati, et mida rohkem sääraseid vägisõnu kasutada ka palvetes, seda suurem on palve vägi ja seda tõenäolisemalt
ka saadakse vastuseid oma palvetele. Erinevate vajaduste jaoks olid erinevad jumalad. Erinevatele jumalatele meeldisid erinevad sõnad ja sääraseid maagiliste või vägisõnade kartoteeke ja nimistuid tuntakse ja on leitud nii ajalooteaduses kui ka arheoloogias. Ja mõnikord on need nimekirjad üsna pikad. Ka Iisraeli jumala Jahve nimi on leitud mõnest taolisest nimekirjast. Kuid ka muistses Iisraelis olid rabid, oli õpetajaid, kes arvasid, et Jumal kuuleb neid nende paljude sõnade tundmise tõttu. Nad palvetasid sünagoogides ja tänavanurkadel, kuid neil oli ka üks teine eesmärk. Nad armastasid ülistust inimestelt. Nende eesmärk oli olla inimestele nähtavad. Ja Jeesuse õpilased, jüngrid, tõenäoliselt märkasid mingit kvalitatiivset vahet rabi ja rabi vahel. Nende soov, et Jeesus õpetaks ka neid palvetama, näitab juba iseenesest, et nad märkasid Jeesuse palveelu erinevust või Jeesuse isiku erinevust oma kaasaja õpetajatest. Jeesus ei palvetanud avalikult nii nagu need teised. Jeesus ei lobisenud palves ega kasutanud maagilisi sõnu Jumala mõjutamiseks. Jeesuses oli midagi teistmoodi ja Jeesus neid ka õpetas palvetama. See nõndanimetatud Jeesuse õpetatud palve on tähelepanuväärne muidugi väga mitmes mõttes, aga näiteks ruumilises mõttes. Siin ei suunata palvetaja tähelepanu mitte niivõrd alt ülesse, maast taevasse, kuivõrd ülalt alla. Meie isa palves palvetaja palub küll, et meie isa, kes oled taevas, kuid ta palvetab, et tema tahe sünniks ka siin maa peal. Palvetaja meel ja mõte suunatakse selle palves taevaste asjade juurest maiste asjade juurde. See tähendab, et elu mõte ja igatsus ei saa võib-olla vastuse mitte niivõrd seal üleval, kuivõrd just siin maa peal. Sedasama mõtet kirjutab ka Jeesuse palve sissejuhatus. Palvetaja ei pea minema kõrgematesse paikadesse, küngastele mägedele, vaid oma kambrisse, oma tuppa. Isa, kes on varjatud, näeb varjatut ja vastab varjatusest. Ruumiline suunamuutus toimub ülalt alla, kuid see toimub ka avalikust ruumist privaatsesse. Meie tekstis esinevad kõrgemal pool, nii-öelda ühel pool, ka sellised tegelased, keda nimetatakse silmakirjatsejateks. Kes need silmakirjatsejad siis on? Neid ilmest kirjeldatakse nõnda, et nad armastavad palvetada tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad. Kuid on arusaadav, et nende palveenergia kulub millegile muule kui Jumalaga ühenduse otsimisele. Nende palveenergia kulub iseendile austuse saamiseks. Nii-öelda kontrast inimliku au ja Jumala au vahel on nähtav ja esile toodud kõikides evangeeliumides tegelikult. Ja see viitab, et Jeesuse õpetus ja see liikumine, mille tema asutas, oli eristuv ja teistsugune oma ja liikumistest. Jeesus õpetas, et elu mõte ei saabu mitte neile, kes on austatud inimeste poolt, vaid neile, kes austatud Jumala poolt. Ja siin on kardinaalne vahe. Mitte taevastes kõrgustes, vaid inimlikus madaluses. Mitte aus ja hiilguses, vaid alandlikkuses. Mitte võimus ja vägevuses, vaid helduses ja andestuses. Jumal saab austatud inimeste vahelistes suhetes, andeks andmises, andeks saamises, lepituses.
Palve on üks oluline vahet selle teadmise või tunnetuse saamiseks ja alalhoidmiseks. On tähelepanuväärne, et ka teoloogiliselt nii-öelda on Jeesuse isikus ühinenud nii taevas kui maa. Uues testamendis õpetatakse, et Jeesuses, tema isikus elab kogu jumalik täius ihulikult. Ja apostel Paulus väljendas seda mõtet võib-olla umbes niimoodi, et ära ütle oma südames, kes läheb üles taevasse, see tähendab Kristust alla tooma, või kes läheb alla sügavusse, see tähendab Kristust üles tooma, sest sõna on sinu lähedal, sinu suus ja sinu südames. No küllap see on ikkagi oluline, et meil säiliks ka palveelus see vertikaalne mõõde, et me ei kaotaks orientatsiooni maisete asjade ületähtsustamises. Samas tuletatakse meile meelde, et suurem on see, kes teenib, mitte see, kes laseb ennast teistel teenida. Vahel öeldakse niimoodi, et ajalugu kirjutavad võitjad. See võib olla tõesti nii, kuid ajaloo tegelikku kulgu suunavad sageli hoopis täiesti tavalised inimesed. Mõned mõtteteadlased ja sellised arvamusliidrid on väljendanud, et olulised sündmused ajaloos, neile panevad alused tundmatud inimesed ja nende lugematu arv väikeseid tegusid. Nemad on need, kes on teinud seda minevikus ja nemad on need, kes teevad seda tulevikus. Ja meie isa palve, Jeesuse õpetatud palve, on võib-olla üks hea võimalus nende mõtete meeles pidamiseks. Jeesus õpetas siin inimeseks olemise suuri ja esmaseid tõdesid. Palvest algab meie elu juhtimine. See fokusseerib ja eesmärgistab või koguni väestab meie mõtteid, meie tegevusi ja meie suhteid. Teeb selgeks selle, mis on elus oluline ja mis on teisejärguline või hoopis mõttetu. Ja aidaku siis Jumal meid tõesti oma elu eesmärgistamast ja väestamast. Aamen.